Ja 3 minutit lisaaega, palun. Ja suur tänu. Rääkides õigusloome poliitika põhialustest, võiks muidugi peatuda mitmetel aspektidel, muu hulgas ülereguleerimise problemaatikal, samuti küsimusel sellest, mis seondub siis halduskoormuse kasvatamisega. Aga mina soovin peatuda oma piiratud ajalisi ressursse silmas pidades ühel teisel küsimusel, mis on minu meelest peamine, küsimusel sellest, mis seondub siis eelnõude põhiseaduspärasuse ja selle hindamisega. Teatavasti Vabariigi Valitsuse poolt vastu võetud määrus ja õigusloome ja normitehnika eeskiri ütleb paragrahvis 43 lõige 1 punkt 5 täiesti ühemõtteliselt, et kõigi, absoluutselt kõigi ilma eranditeta Vabariigi Valitsuse poolt koostatud seaduseelnõude seletuskirjades peab sisalduma analüüs selle kohta, kas eelnõu on põhiseadusega kooskõlas või mitte. See on kohustus, mis on absoluutse iseloomuga, erandeid ei ole. Ometi, kui me vaatame reaalsust, mis jätkub aastast aastasse, siis enam kui pooltel Vabariigi Valitsusest tulnud seaduseelnõudel ei ole see nõue täidetud. Ehk eelnõu seletuskirjas ei ole selle põhiseaduspärasuse analüüsi. Ja ma vaatan, et noored inimesed on näiteks praegusel hetkel rõdul, et mõelge, kui teie näiteks koolis samamoodi toimetaksite või ülikoolis. Et öeldakse, et iga nädal peavad teatud asjad olema tehtud, aga pooltel kordadel jääb tegemata ja siis ütlete, et aga mulle tundus, et see ei olnud vajalik. Mulle tundus, et ei olnud põhjendatud. Ja kuidas sellesse suhtutaks? Ma arvan, et mitte väga heaks kiitvalt. Aga Vabariigi Valitsus seaduseelnõusid koostades täpselt sellisel viisil just tegutsebki. Nüüd, miks on see nõue kehtestatud? Miks on oluline, et eelnõu põhiseaduspärasust analüüsitakse seletuskirjas? Sellepärast, et tagada Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvis 3 sätestatud õigusriikluse põhimõtte ja selle osana seaduslikkuse põhimõtte teostamine. Need põhimõtted näevad nimelt ette, et Eesti Vabariigis võib riigivõimu teostada üksnes kooskõlas põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Ehk kui seadusi võetakse vastu, peab olema tagatud reaalselt, et need oleksid kooskõlas põhiseadusega. Ja et see saaks tagatud, selleks peakski eelnõud ette valmistades ministeeriumid ja valitsus tervikuna kirjutama eelnõu seletuskirja põhiseaduspärasuse analüüsi, millest nähtub siis, millist arutluskäiku pidi jõutakse järelduseni, et eelnõu tõesti on põhiseadusega kooskõlas. Aga nagu öeldud, seda süsteemselt ei tehta. Ja kui me vaatame sellegi aasta olukorda, siis mida me näeme, toon mõned asjad esile siit. Eksperdi analüüsitud 10 eelnõust 2 sisaldus eksperdi hinnangul eeskujulik põhiseaduslikkus analüüs. Ja siin ka ma jääksin vähemalt ühe eelnõu osas eriarvamusele, aga see selleks. Valimisse kuulus 102 eelnõu, millest 44 oli analüüsitud eelnõus sisalduvate piirangute põhiseaduspärasust. 102-st 44. 8 eelnõu puhul leidis Justiitsministeerium, et kuigi seletuskirjas on põhiseaduspärasuse analüüs esitatud, tuleb analüüsi siiski täiendada, ehk see oli tehtud kehvalt. Ja 13 eelnõu puhul leidis Justiitsministeerium, et põhiseaduspärasuse analüüs on puudu ja see tuleb kindlasti seletuskirja lisada. Nii. Nüüd lahenduseks ei ole see, mida on pakkunud välja erinevad ministrid, et teeme selle põhiseaduslikkuse analüüsi koostamise nii-öelda valikuliseks. Et teeme ainult siis, kui see riive, põhiseaduslike õiguste riive tundub eriti intensiivne. Absoluutselt ei ole sellega mina nõus ja sellega ei ole nõus ka Hannes Vallikivi, kes siis eksperdina hindas seda küsimust. Ja põhjus on väga lihtne. Kui ei ole põhjust viia läbi põhjalikku analüüsi, siis nagu minister ütles, võib piirduda lühikese selgitusega selle kohta, et miks analüüsi ei ole põhjust teha, sellepärast et seal ei ole reaalselt põhiseaduslike õiguste riivet. Näiteks muudetakse mingisuguse ametiasutuse nime või midagi muud sellist. Aga ei tohi vabastada kohustusest seda analüüsi teha sel lihtsal põhjusel, et kui seda kohustust enam ei ole, siis võidakse see jätta tegemata ka seal mingil ettekäändele tuginedes, kus seda tegelikult peaks tegema. Et suvaõigus hakkab siis toimima. Ja sellepärast mina tegingi ettepaneku mõne päeva eest Riigikogu juhatusele, et Riigikogu juhatus siin saaks astuda väga selgeid, jõulisid ja konkreetseid samme, millega anda omapoolne panus probleemi ületamiseks. Ja ettepanek on sisuliselt lihtne. Seisneb selles, kui parlamenti saadetakse valitsuse poolt seaduseelnõud, mille seletuskirjas ei sisaldu kehtiva õigusega nõutud põhiseaduslikkuse analüüsi, siis lihtsalt juhatus ei pane
neid eelnõusid täiskogu istungite päevakorda. Ja ongi kõik. Saadetakse valitsusele kiri, öeldakse, paneme päevakorda, aga eeldusel, et te koostate põhiseaduslikkuse analüüsi, nagu kehtiv õigus seda nõuab. Sellise õiguse minu hinnangul annab Riigikogu juhatusele selgelt kodu- ja töökorra seaduse paragrahv 13 lõige 2 punktid 10 ja 18, mis näevad ette, et Riigikogu juhatusel on õigus kehtestada eelnõude normitehnilised eeskirjad ja otsustada muude seadusega reguleerimata protseduuriküsimuste üle. Ja mul on veel mõned ettepanekud, et lihtsalt ei kritiseeri, vaid panen ette täiendavad sammud, mida saaks siis teha selleks, et tagada probleemi lahendamine. Esimene samm on see, ja siin on sõnum ennekõike proua ministrile, et Vabariigi Valitsuse tasandil leppige kokku, et ühestki ministeeriumist ei tule välja kooskõlastusringile juba seaduseelnõud, milles põhiseaduslikkuse analüüsi seletuskirjas ei sisaldu. Tasand 1. Tasand 2. Kui siiski tulevad välja erinevatest ministeeriumidest sellised eelnõud, milles seda analüüsi ei ole, siis justiitsminister ei kooskõlasta neid eelnõusid. Lõppude lõpuks teie, proua minister, justiitsministrina hoolitsete selle eest ja vastutate selle eest, et hea õigusloome eeskirjad saaksid järgitud ja te ütlete, ei pane omapoolset templit alla ja sellisena see konsensuslikku heakskiitu valitsuses ei saa. Ja kolmas tasand ongi siis see, et kui ikkagi ministeeriumidest tuleb välja mittenõuetekohane eelnõu ja justiitsminister pigistab ka selle suhtes silma kinni ja asi saadetakse parlamenti, siis parlamendis esiteks komisjonid ei tee ettepanekut juhatusele selliste eelnõude täiskogu päevakorda lülitamiseks ja isegi kui nad seda teevad, siis 4. tasandil juba Riigikogu juhatus ütleb, et aga meie ei pane selliseid eelnõusid päevakorda. Ja vaadake, näete, on olemas konkreetsed sammud, mille astumise kaudu saab nädala aja jooksul kogu selle probleemi ära lahendada. Kõik. Probleemi, mis vältab aastast aastasse. Aga kui seda ei tehta, siis nähtub meile mis? Nähtub mitte see, et probleemi pole võimalik lahendada, et pole võimalik kõrvaldada probleemi põhjuseid ja seekaudu luua eeldusi probleemi lahenemiseks, vaid tegelikult ei võeta seda nõuet tõsiselt, et riigivõimu võib teostada üksnes põhiseadusega kooskõlas ja selle tõttu ei võeta tõsiselt kohustust tagada, et see põhimõte siis reaalselt teostuks. Ja mis on tagajärjeks? Tagajärjeks ongi see, et ikka ja jälle lastakse siit saalist läbi seaduseelnõud, mis ei ole põhiseadusega kooskõlas. Muuseas, viimase asjana kiiresti nimetan veel ära, et on veel üks täiendav samm, mida saaks astuda, kui tahetakse olukorda parandada. Nimelt Riigikogu võiks pakkuda välja kõigile Riigikogu liikmetele täiendkoolituse seonduvalt sellega, kuidas hinnata eelnõude põhiseaduspärasust. Ma julgen väita, et enamikul Riigikogu liikmetest puudub elementaarne võimekus selle ülesande täitmiseks. Aitäh! Suur tänu!